Oleme Tohisoo pargis, kus on toimunud 3 nädala jooksul suur keraamikapidu. No eks minu jaoks hakkavad juba need 15 aastat kuidagi kokku sulama ja moodustavad ühe sellise suure terviku. Aga kui nüüd seda lahti arutama hakata nagu sellist lõngakera, et sealt tuleb igasuguseid asju välja. Ja tegelikult see kõik tõesti on niivõrd ühte põimunud. Sümpoosiumi argipäev on ikkagi päris raske töö nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Aga ma loodan, et meil on õnnestunud seda kuidagi niimoodi teha, et see ei paista pealt näha väga raske olevat. Muidugi saab aru, et skulptuur on raske või vaas on raske, kui teda tassitakse parasjagu, aga ei tohi nagu paista mingit sellist rasket higiverd ja pisaraid kusagilt, et eks need jäävad sinna tahaplaanile. Kui nüüd mõelda tõesti neid helgemaid hetki siin, siis need ongi kokku sulanud, ütleme, õnnestunud tööst, õnnestunud tulemustest, imeilusast loodusest siin Kohilas ja sellisest hästi toredast olemisest. Ja seda on kõik osalejad ka öelnud, et tekib siin 3 nädala jooksul tekib selline eriline ühtekuuluvustunne, selline tõeline armastus tekib siin alati ja see kõik on omavahel seotud loodus, see koht siin, Kohila ise, kohalikud inimesed, külalised. Ma ei tea, selle kohal on mingi selline eriline aura. Et see ongi minu meelest kõige olulisem koos peale selle, et siin tehakse väga head kunsti ka. Tegelikult ootab meid kunstihoones üks väga suurepärane näitus. Kunstihoones on üleval paremik kõigest 15 aastast, kaasartud selle aasta tööd, need tööd, mis siin on näitusel, osad need kohe rändavad ka homme siis kunstihoonesse, et olla seal üleval peaaegu 6 aega. Ja see on väga soliidne ja suur sündmus keraamikute jaoks. Me võtsime selle projekti peale endale Soomest kuraatori Pekka Paikari, kes oli siin esimesel sümpoosiumil. Ja kui Pekka tuli peale 15 aastat ja läks sinna keldrisse verandade alla, siis ta lihtsalt oli oimetu sellest võimsusest, mida ta kohtas. Ta ütles, see on Põhja-Euroopa parim, väga ainulaadne ja tohutu võimas kollektsioon. See, mis teil siin on, see on varjatud parandus, tõeline mega kollektsioon, mis siis nüüd paremik saab välja pandud kunstihoonesse. Aga väga ilus näitus tuleb, seda ma võin öelda.